Mis on Eesti meeste suurim sisemine valu, millest te räägite? Ma arvan, et see on seotud mingisuguse haprusega. Ja see haprus kõlab nagu vaprus. Ehk see tähendab suures piiris seda, et see haprus on tingitud ilmselt hakkama saamisest asjadega, millest ei taheta rääkida rohkem kui ainult kõige lähemale inimesele või kõige paremale sõbrale. Ja ma arvan, et see, et mehe parim sõber enamasti ei ole tema isa, vaid keegi teine. Mõned sõbrad tänaval või koolivennad, kaaslased või kamraadid, kellega aetakse koos business't või kellega tehakse mingit asja. See tähendab seda, et seal on alati mingisugune väike koht sellisel maskil või vajadusel ennast kaitsta või oma tõde kaitsta mingisuguste asjade eest, mida võib-olla ei ole isa ja poja vahel ja seda sellel hästi lihtsal põhjusel, et need on kaks kodanikku, kaks persooni, isa ja poeg, kelle vahel ei ole mitte kunagi kadedust. Ja ma arvan, et see on Eesti ja üldse kogu maailma meeste vaimse tervise seisukohalt nagu üks kõige olulisemaid asju üldse. Ehk et ülihea läbisaamine isaga, isegi kui isa on surnud, näiteks nagu minul, aga see kontakt ja see mälestus ja arusaam sellest, milline on isa roll poisi või siis kasvamise või hetkel üldse mehe jaoks, on nii erakordselt tähtis. Et sellest mööda või üle või ümber vaadata lihtsalt ei saa, sest et isa ja poja vahel ei eksi mitte kunagi sisse kadedus. See tähendab seda, et isal ei ole põhjust olla poja peale kade, et ta on noorem kui tema, võimekam kui tema ja vastupidi pojal isa suhtes kade olla, et isal on juba justkui kõik olemas ja kõik lubatud ja aga võt ma olen siin pean alles, ma ei tea, ülikooli ennem ära lõpetama, et saada ka kellekski. Et selles suhtes ei ole eluterves suhtes isa ja poja vahel kadedust ei ole. Ja ma arvan, et see, mis on kõige suurem puudujääk, on isade ja poegade vaheline väga hea kontakt ja suhe.